Mina lennujaamas ei ole teie jaoks mitte midagi uut, aga mina lennujaamas oma perega on juba vähe harukordsem nähtus ja see, et ma olen siin ka kell 3 öösel on väga harukordne. Aga kus me lähme? Iga-aastane Alanya trip ja kui sa oled mind algusest peale jälginud YouTube'is, siis sa oled, ma arvan, kursis kõikide meie Alanya seiklustega ja viimane kord, kui me emaga käisime, minust ma ei vloginud ja miks ma otsustasin, et seekord võiks vlogida, on sellepärast, et minu vend ei ole ma ei ole oma vennaga reisinud viimased 10 aastat, nii et seda peab dokumenteerima, neid mälestusi peab jäädvustama. Nii et igal juhul Alanyasse me teel oleme. Tallinna lennujaam on ikka täiesti crazy. Kes paneb jõusaali lennujaama ja miks see on nii geniaalne? Sest et oletame, et ma peangi siin olema mingi 2 tundi ja mul ei ole mitte midagi teha. Ja oletame, et meie lend ongi selline, et ma saan lihtsalt minna otse hotelli pessu, siis ma võiks vabalt oma samme koguda. Või siis venitada. Geniaalne. Dear passengers, dear children, welcome to your destination. Ma ütlesin enne oma emale, et minu arust iga kord, kui ma siin käinud olen, siis ma ei ole kunagi hakkama saanud selle bussisõiduga Antalyast Alanyasse, see on 2,5 tundi ja alati ma magan samades kohtades, ma ärkan samades kohtades, nii et ma arvan, et täna ei ole ka absoluutselt erinev situatsioon. Aga, mis ma panin tähele, kõik need tüdrukud, kes siin praegu on need reisisaatjad vist, on need reisisaatjad? Reisiagendid, reisisaatjad. Nad on nii noored, nagu mul on päriselt tunne, et nad on 20. alguses kõik. Ja samas tundub nagu cool töö, mida teha noorena. Kaisa ise küpsetas. No, tegin taigna ja kõik asjad. On hea või? Tere hommikust, meil on uus päev Alanyas alanud ja ma ei tea kunagi, kas öelda, et meie esimene reisipäev või see on teine. Sest et teoorias esimene reisipäev oli ju eile, me jõudsime siia kell 12 päeval, nii et me olime tegelikult terve päeva siin. Nii et teoorias on teine päev. Aga samas ma loen esimeseks päevaks alati seda päeva, kus me juba päriselt nagu oleme puhanud ja nagu maganud ja siis hakkad pihta oma asjadega. Igal juhul reisi alguses me veel endiselt oleme, et ma ei võtnud päris 3 päeva hiljem kaamerat kätte. Eile katsetasin jälle neid lokke või katsetasin. Üritan leida parimat moodust, kuidas siin oma juustega hakkama saada, sest et Alanya on üks mu lemmikkohtadest, aga ma ütlen ausalt, mu juuksed ei sobi siia kliimasse, siia temperatuuri, siia õhku. Sest et päeval on nagu fine, ma võin ükskõik mida oma juustega teha ja on okei, nad ei lähe nagu kahuseks. Aga õhtu tuleb kätte, vaatame, päike hakkab ära minema ja siin läheb nii niiskeks. Ja kui eile mu lokikesed olid hästi siuksed ilusad ja nagu defineeritud, siis nüüd nad on jälle nagu pealt kohati kahuseks läinud ja ma tean, et see on ilmselt sellest, et mu juuksed on kuuma kahjustusega saanud. Aga igal juhul võtsin oma lokitooted kõik siia kaasa, et siin olles ma pean seda süsteemi, mis ma olen nagu varasemalt kasutanud natukene muutma, sest mul ei ole siin diffuuserit. Siis ma ei võtnud kaasa mingit vahtu, ehk siis ma üritan kõike teha praegu lokikreemi ja keeliga ja õhkuivamisega, nii et see on niisugune, jah, ma ei ole veel parimat süsteemi sellele leidnud, kuigi eile ma ütleks ausalt, et lokid olid nagu väga ilusad, no tõesti nagu lokid. Ehk siis jah, kui ma mingi päev siin värskendan neid juukseid, siis ma näitan teile, kuidas ma vahepeal siin olles üritan nendega hakkama saada. Aga tänane plaan on see, et me peame üldse plaani paika panema selleks reisiks ja me käime Jannoga trennis ära, sest et siin on, nagu ma pean teile näitama, siin on tõesti imeline jõusaal võrreldes kõikide teiste jõusaalidega, kus ma siis käinud olen siin Türgi hotellides. Ehk siis me käime kiiresti jõusaalis ära, sest niikuinii siin on räigelt külm praegu.
et basseini ääres pole niikuinii midagi teha. Ja siis peale jõusaali me peakski istuma maha, eelistatavalt basseini äärde päikse kätte ja panema plaani paika, kuidas meie nädal üldse välja hakkab nägema, sest et Jannal on ka mingid asjad, mis ta teha kindlasti tahab. Et jah, me peame kuidagi nagu mingi süsteemi loomast, muidu see on lihtsalt kaos ja me lõpuks ei tee mitte midagi. Let's go! Kuna mul täna otsest plaani jõusaalis ei ole, siis Jannoga arutasime, et kas peaks tegema jalgu või selga, ilmselgelt mõlemad uurime üksteise käest, et mis teine plaanib teha. Ma algselt mõtlesin, ma teen jalgu, sest et nädala alguses teha jalad ära tundub nagu minu jaoks alati loogiline, et ma teen alt üles oma trenni, aga Janno teeb selga ja selg on minu jaoks nagu siuke lihtne päev tavaliselt. Nii et ma mõtlesin, ma teen temaga koos seda päeva. Ma arvan, see on mõlev. Ma olen tal ka natuke lõbusam kui see, et ma lihtsalt üks ühes nurgast, teine teisest nurgast tõstab oma raske see, et koos on alati ju lõbusam. All this time I've been feeling hopeless till you came around. All this time you're the only reason I'm not chasing highs. What is love? Lately I've been wondering just what is love? What is love? I don't know. Ma kõigepealt proovin ära, lihtsalt ma ei tea, mida ma ju teen. Niipidi. Yes, tõstad tagumikku lahti ja tõmbad ennast kätte all. This is fucking weird. Tunned ju, et selg töötab. Ma tunnen rohkem kui käed. Sain trennis käidud ja ma panen end valmis, et minna basseini äärde. Mul ema ja vend on juba basseini ääres, aga nüüd on see segaduse koht mul nende lokkisjuustega. Ühesõnaga, ma ei pesnud neid ära, sest ma mõtlesin, et ma alles eile pesin juukseid, nii et ma ei taha neid uuesti pesta. Aga siin on see toode sees, mis ma panin eile oma juustesse, et oma lokke siis nii-öelda niisutada ja kõike. Ehk siis mis ma siia panin, ma ei ole neid näidanud, aga 2,5 nädalat proovisin või olen proovinud. Minu arust on väga toredad tooted, nii et ühesõnaga ma panin neile siia Curls Like Us Smooth ja Bounce Hydrating Foamy, mis on siis Joico toode. Need on siis need tooted, kui sa jälgid meid podcastis, millest ma olen rääkinud, mis mulle saadeti, ma tahan testida ja nüüd näitan siis teile ära ka, sest et tegelikult nad töötavad väga hästi. Panin seda, et juustele anda natukene niiskust või niisutada neid ja ma võtsin kaasa, mulle saadeti 2 lokikreemi. Üks on siis kuuma kaitsega ja teine vähemalt öeldud ei ole, et kuuma kaitsega oleks. Ja ma võtsin kaasa selle, mis ei ole kuuma kaitsega, sest et kuuma kaitsega ma olen kasutanud või nii-öelda testinud seda siis, kui ma kasutan diffuuserit, et siis ma üritan nagu igat pidi oma juukseid selle kahjustuse eest kaitsta, aga kuna siin ma lasen neil õhk kuivada, siis ma mõtlesin, et et prooviks siis nagu selle ära. Ja see on teoorias mul juustes ja ma näen ka nagu, mida kauem nad õhk kuivavad, seda nii-öelda rohkem nad lähevad, eks ju, lainesse. Ehk siis ma näen, et see toode veel toimib, aga mul on tunne, et nad vajavad ikkagi niiskust, et kui nad ära kuivavad, siis siin ei ole piisavalt toodet, et jälle nad siis nii-öelda ilusad, pehmed ja kahuvaba lokid oleksid. Nii et ma mõtlesin, ma panen natukene juurde. Ma teen ilmselt 2 sektsiooni juuksed, mis muidu ma tegin 4 sektsioonis, aga ma teen need 2 sektsioonis, kannan lihtsalt toote juustesse, kammin ära ja siis rätikuga tõmban selle lisa niiskuse välja ja siis lasen õhk kuivada. Ma arvan, et see on nagu parim süsteem, mida teha. Ja ma kasutan seda suht palju, nagu ma panen selle osa pooltesse oma juustesse, ehk siis on suht siuke mündi suurune, aga nagu siin on ikka päris palju toodet. Nii et kannan ta poolde juustesse, aga ma ei nii-öelda scrunchi neid veel, sest et ma ei ole neid kamminud. Ja kui sa kammid nii-öelda neid juukseid või kui scrunchid neid juukseid, mida sa kamminud ei ole, siis tavaliselt need lokid tulevad aga kahused välja. Samas ma olen väga algelises faasis oma lokiteekonnaga, nii et samas, kes ma olen, et öelda. Tundub, et on piisavalt. Ma panen samasuguse 5 pumpa, panen teisele poole ja ma kannan seda nagu terves juuksulatuses endale peale, sest et üldjuhul see kahusus tekib, kui mul siia ülesse. Ma kasutan, see on väga rätsad, näeb praegu välja.
aga ma kasutan sellist juukseharjat lihtsalt nad läbi korra kammida ja ma kammin ka ainult ühe korra, et siis ülejäänud ja lähevad nad nii, nagu nad lähevad. See on nagu see kiirversioon, mis ma teen tavaliselt reaalselt, see kõik võtab nii palju rohkem aega ja ma teen seda osadena, aga ja nüüd ma lihtsalt scrunch'in nad läbi ka ja sa tahad, et siuke heli käiks. Yes. Ja lihtsalt see lisa moisture välja. No, ja eks ma lasen teil nüüd siin õhk kuivada. Official kaameramees oma vennal nüüd. Vahepeal on väljas päris soojaks läinud. Ma vaatan, et kui lapsed siin kogu aeg ringi müravad vees, siis väga külm ei saa olla. Tõesti, ma ise ka ära. Sa ei tea vist, et lapsed kannatavad natuke teist temperatuuri. No kuidas on? Sellest võttes, et on natukene jahe, aga ütleme nii, et väga külm ei ole. Nope. Nope. Ma loobun. Tulime siit hotellist välja, et mul leida päevitusõli, sest ilmselgelt üks asi, mis koju jäi, oli päevitusõli, mis on SPF-iga. Ja tahad sa nüüd vlogile rääkida ise, mis sul juhtus? Vaatasin sinna kuhugi, ma ei tea, ise ka ei tea, kui vaatasin ja siis ei saanud aru. Mis sa ei saanud aru? Ei saanud aru, kuhu jalg taha jäi. Ja järsku oli mats ja maa ühendus. Ütlesime siin Annaga, kuidas ta nüüd niimoodi ringi käib siin. Jah. Oi jah. No vähemalt ei olnud käsi. Jah, vähemalt olnud käsi terveks. Ühesõnaga, saime aru, et kõige odavam on osta see oli ikkagi hotellialalt. Mõtlesime, et ilmselt on see odavam ikkagi, kui me tuleme välja. Aga palju kallim. Ja teate, mis on veel tore? Me käime Jannaga seal ringi, nagu mu vennaga, eks ju. Ja mitte keegi ei tülita mind ja mu ema. Nagu me võime lihtsalt kõndida isegi nagu selle müüjate poole peal. Ja kõik kõnetavad alguses. Jannat, nii naljakas ja nii hea on kõndida praegu. Ongi, yes, brother. How are you feeling, my brother? Very tired. Jah, tüüta on ju. Jah. Tere hommikust, ma jätsin oma kaamera tuppa. Sest see väike ärevus vist mu sees, et avalikus või oma hotellis filmida. Ma ei tea, see on natuke veel on mu sees, aga ühesõnaga. Ma olen teile pildid ka, aga nagu, miks ma söön nagu laps ja Janno sööb nagu reaalselt täiskasvanud. Nagu ma kujutaks ette, et see on see, mida ma sööma peaks, mida kõik oletaks. Ma söön mingi roheline ja juur või köögiviljad ja asjad. Ja siis ma olen reaalselt nagu, šokolaad, brownie, pannkook, nagu ainult süsivesikud. Ma ei tea. Mingi tädi jäi vist kuhugi sinna kinni. Ma arvan ka. Mina lasen ka täna alla sealt, ma arvan. Aga ühesõnaga, teine, kolmas, mis iganes päev on alane, et kolmas ilmselt teile. Ära auto alla viska. Ja me lähme turule. Me vist eelmine kord käisime emaga eelmine kord ka sellel turul. Ja see on see turg, mida me tüürukutega otsisime, kui me olime kõik koos sinna Laanias, mida me üles ei leidnud. Aga eelmine kord, kui me emaga käisime, leidsime selle üles ja see on räme suur, nii me mõtlesime, lähme uudistame, mis seal head ja paremat täna on. Ja Joppas, sest see on reaalselt meie hotelli kõrval. Nagu meie hotell on lihtsalt nii heas asukohas. Näite kõigile, me oma seda rahakotti ka palun. Ma veel kunagi seda dokumenteerin meie vlogides.
kas te näete mu ema rahakotti? What the heck is this? aga see on mu reisirahakott. See mahub väga hästi pisikesse kotti. Sul oli mingi teine loogika tegelikult, et keegi ei taha varastada sellist Ja rahakotti. sellist ei taha ka keegi selle mingisugust, ei jää väga silma, ma arvan niimoodi. Ja mahub ilusti niimoodi ära see koti põhja. Aga see on mul kõigil reisidel kaasas juba vist 10 aastat. Täiesti, tõesti on. Noh, väga kompaktne. Jah. Me käisime turul ära ja me tegelikult jõudsime ka lõuna juba ära süüa, aga mu ema ja vend jäid veel kohvetama, kooki sööma ja ma mõtlesin, et ma tulen võtan meile juba basseini kohad ära, sest et täna on reaalselt esimene päev, kus on nii päikseline terve päeva ja aru saada, et inimest ei ole päikest näinud, sest et kõik on basseini kohad endale ära broneerinud, aga ma arvan, ma sain meile väga nunnu koha. Muidu update'iks teile me leidsime siis ka ekskursiooni, mis on siis ettevõtted. Leidsime sellise ettevõtte, kelle kaudu me lähme siis Green Canyonisse. See on üks asi, mida me veel emaga ei ole siin teinud ja minu arust iga kord, kui me siia tuleme, siis meil midagi uut on alati teha. Nii et see on siis meie uus asi, mida me seekord proovime ja me peame lihtsalt päeva nüüd ära otsustama. Nüüd ongi plaan, et väike paaritunnine päevituspaus, siis mu ema tahab sealt turult, kus me käisime paar asja veel ära osta ja siis me teeme selle otsuse, et mis päeval me lähme Green Canyonisse. See on nii here, ma ei näe lihtsalt mitte midagi. Ehk siis me peame lihtsalt otsustama, aga praegu tuleb selline puutka paus. See päev hakkab vaikselt otsakorrale saama ja mu ema ja vend said oma shoppingutiirud tehtud. Ma vihjan sellele, et ma ei ostnud midagi. Ja me lähme trenni ja peale seda õhtusöögile ma arvan, et ega meil väga palju suuremaid plaane täna polegi. Tulime linna jalutama, ei võtnud kaamerat kaasast. Ma mõtlesin, et tänasega on vlogimine läbi. Aga väike mõte, mis mul tuli, mitmes kord ma Alaanias olen. Emmega olen juba mingi teine kord, kolmas kord tüdrukutega käisime ühe korra, nii ma olen 4 korda Alaanias käinud. 4. kord. Ei, minuga 4. kord. Mis asja? On ka nii palju või? Me oleme suga olnud 1, 2, 3 hotelli, nüüd on 4. hotell. Issand, siis ma olen 5 korda käinud Alaanias ja see on esimene kord, kui ma olen Alaanias ja see linn on nii tühi, nagu šokeerivalt tühi, nii vaikne, nagu siin ei toimu mitte midagi. Ja mingis mõttes mul on isegi natuke hea meel selle üle, väga rahulik on, nagu hea ringi käia. Tere hommikust, käes on reede ja teile tuttav Alaaniamägi, ma ei tea, kas te näete seda Alaaniamäge siit, sest et mu läätsake ei soosi tegelikult seda, et te näete. Aga ühesõnaga Alaaniamägi, kus on siis Alaania loss. Iga kord me mõtleme emaga, et okei, et peaks nagu minema ja nii-öelda ära vallutama selle mäe, me ei ole seda kordagi veel teinud. Ja täna me võtsime sellise realistlikuma eesmärgi, et me lähme siis selle kaabelrongiga. Köisraudtee, me lähme Köisraudteega üles Kleopatra poolt ja siis me hakkame mäest siis alla tulema. See teekond peaks olema 3 kilomeetrit, see peaks võtma aega kuskil tund, 2, olenevalt sellest kiirusest. Nii et tundub realistlikum kui see, et me lähme sinna üles ja alla. Jah. Vot see oli see, mis mulle meeldis. See meeldib sulle. See on hästi hea maitsega. Mis sa võtsid, Janno? Diisel. Diisel. Siin on banaan, draakonvili, maasikad, apelsin, melon. Mis vist oli kõik? See oli veel hunnik. Draakonvili ma vist ütlesin. Kui sa vaatad seda, seal on veel neid. Jah. Ühesõnaga kõik head ja paremat vitamiine. See on väga hea koht. See hommikusöök oli selline, nagu ta oli ja kuna me niikuinii siin Kleopatra poole peal oleme, pluss meie poole peal seda smoothie brändi visigaanes ettevõtet ei ole, siis tundus mõistlik, seda mujal ei ole ka me näinud. Ma ei ole ka. Ühesõnaga tundus mõistlik, et võtta see nüüd siia tee peale kaasa, teha väike vitamiinilaks ja nüüd minna ja mäge vallutada.
me saime mäe otsas käidud ja võib-olla natukene kripeldab siis selline asi, et me käisime Ehtepoes. Ja seal Ehtepoes on siis siuke mees ja naine või mees ja naine. Ja kui me eelmine kord käisime ka emaga siin, siis me käisime ka nende poes ja mu ema ostis mingi käevaru, käeketi, nüüd ostis selle sõrmuse. Ja mulle jäi üks kivi või kivikuju meeldima ja nad ütlesid, aga see oli ainult hõbedast ja ma ütlesin, ma kannan ainult kulda või mulle lihtsalt meeldib kullavärv rohkem ja nad ütlesid, nad saavad teha selle kullatud pandlaga siis, et ikkagi hõbedast, aga see oleks siis üle kullatud see sõrmuse pannal. Ja natuke kripeldab, aga vaatame. Kui jääb kripeldama, saab siia tegelikult tagasi tulla, meil on veel mõni päev aega. Aga nüüd me oleme teel alla. Ja üks miinuspool nüüd siin mäe peal on see, et nad ei ole märkinud ära, kuidas sa saad jala alla. Sul on märgitud ära, kuidas sa saad sinna köisraudtee peale, aga kuidas sa alla saad ja kas me lähme üldse õigesse kohta, ei tea. Aga see rada alla läheb, tšikene looduse radad on, nii et kuhugi me ikka välja jõuame. Aga lihtsalt jah, see on üks asi, mida nad võiks muuta, aga võib-olla nende eesmärk ongi see, et inimesed kasutaks seda köisraudteed. Nii et jah, ma ei tea, võiks pigitud ikkagi olla. Praegu oli keskendunud alla tule. Ma räägin, et libe, kui on niisk või mingisugune seis, siis sa tuled sealt tagumikku pidi, olles need kivid tahad libe. Lasete liugu alla, laste jumala lõbus. Oota, tegelikult me oleme juba päris lähedal. Ka maad üles. No jaa, aga kui ma oleks tulnud sealt autoteel, kus oleks algust tulnud tulla, siis oleks näha pikema. Mõtlesin, ma kasutan kohe seda olukorda ära, et söögisaalis on täielik tühjus, sest kell on 7 hommikul, nii et see on hea võimalus, et juhatada see päev sisse. Ühesõnaga, miks me oleme kell 7 hommikul üldse ärkvel, sest et puhkus kell 7 hommik. Me lähme täna Rohelisse kanjonisse, ma ei tea, kas eesti keeles on see otsetõlge päriselt niimoodi, Green Canyon. Ja need tuurid algavad maru varasin, nagu meile tehti 2 pakkumist ja nii-öelda 2 eri sellest turisti ettevõttest ja ühes vist oleks see asi alanud 8 või. Aga hind oli lihtsalt selles firmas, millega me siis läksime parem ja ka nii-öelda see oli siis see variant, kus me pidime ka varem ärkama. Ma ju natuke ei funktsioneeri praegu, ma ei tea, kuidas seda siis seotada käesõnaga. See on hommikusööki, mina ikka oma laste hommikusöögiga. Jah, no reaalselt, what the fuck. Vaat see on hommikusöök. 2 aia tomata. No jaa, aga sa teed nagu mingi grill cheese ja mingi... Ei ole energiat. Oleme esimeses peatuspaigas Rohelises kanjonis ja eelkõige see on lihtsalt suur nagu järv, millel on oma väikesed sopid ja siis siin sõidutatakse nende soppide vahel. Ilus on ta küll, vesi on tõesti väga roheline ja selle esimeses peatuspaigas siin laeval, siis ma ei tea, kas see on kõigis, aga vähemalt meie omas antakse sulle ritt, saad minna kala püüdma, soojamatel ilmadel saad ujuma minna, meil väga soe siin ei ole, nagu näha. Muidu ma ilmselt ei oleks oma nahtagiga, aga lihtsalt jah, väga tuuline ja tuul on väga külm. Ma kujutan ette, et suvel või kui me tuleksime emaga näiteks siin oktoobris tagasi, vahepeal me käime siin 2 korda, siis ma tuleks uuesti võib-olla siia ja naudiks nii-öelda ilma ja vaateid, aga praegu sa naudid vaateid ega mingit päevitamisilma või ujumisilma ei ole.
läbi saanud ja enne kui ma unustan, siis tuleb see video ka kokku võtta. Mõned lõpetusmärkused. See puhkus, ma arvan, üks kõige chillimaid puhkuseid, mis mul olnud on oma emaga, sest et minu emaga puhkamine, tihtipeale mul on vaja puhkust peale seda puhkust, sest me kogu aeg tõmbleme ringi. Aga seekord mul on tunne, et kuna Janno oli siin, siis eelmine puhkus me ka puhkasin ja lugelesin. Minu arust me kogu aeg jooksime iga päev ringi. Kui me olime klub või selles laimes. Minu arust seal me ikka olime nii basseini ääres tagumikupidi kui seal rannas tagumikupidi. No selles mõttes meil on erinevad arusaamad ilmselgelt puhkusest. Aga selles mõttes iga päev sai praktiliselt 12 000 sammu miinimum tehtud. Nii et ma ütleks, et see oli ikkagi pigem aktiivne puhkus, aga kõvasti chillim, kui see varem olnud. Nüüd me juba mõlgutame mõtteid, et kas tulla äkki sügisel siis veel, et suve pikendada. Sest praegu ma ei tea, kas seda saab öelda, et see oli suve pikendus, sest et tegelikult nagu nädala alguses oli üpris kevadine siin ikkagi. Nii et jah, me mõtleme, et siis võib-olla septembri lõpus teeme selle suve enda üks pikemaks, aga see juba oleneb nendest reisi hindadest. Muide, ma tean, kui kunagi mõni reisibüroo, tahab saata mind, mu ema, reisile, väike vlog, värki-särki, ma olen täiega nõud. Lihtsalt panen selle universumisse välja. Ja, aga ühesõnaga, siin ma võtan selle vlogi kokku, näeme järgmises videos või siis järgmine kuu tegelikult. Bye! Special and she reckless. MB, you're my bestest friend. Yeah, she my bestie. My love for you is endless. Nobody else can end it. And when I get the money back, then baby girl, you can spend it.